aga ma olen jah kuulnud küll, jah. Jah. Ma loen praegu toredat raamatut ajaloost, lähiajaloost. See on lahing Soome pärast. Üks jängimees kirjutab talvesõja lahingutest parasjagu jõudnud selleni, kus soomussalmis ja raadeteel soomlased peksid Vene diviise puruks. Ja kui ma tulin täna kuulama, siis ma arvasin, et sa räägid ka sellest suhtest sõdadest ja lahingutest. Aga siis ma taipasin, et sul oli õigus, sellepärast kui sa nendest ei rääkinud. Sõda, lahingud on poliitika jätk, see ei ole enam poliitika, eks ole, nii et sa pidasid täpselt kinni oma pealkirjas ette nähtud piiridest. Kas see oli märtsis või aprillis, mul on ilm ja sõda on horisondis, on 2 lehekülge on seal niisugust, on selle kohta on jah, seal nendest sõdadest ja kuidas ilm mõjutab sõdasid, seal on Soome lahingutest ka natukene. Nii et minu kommentaar praegu oli tõesti kommentaar, mitte küsimusega ette. Ei, no see on, kuidas ilm mõjutab sõdasid, kuidas ilm mõjutab sporti, kuidas ilm mõjutab tervist ja see on iga sellel teemal on väga palju võimalust rääkida ja väga laialdane valdkond ja ilm ja sõda, see on just eriti põnev, kuidas väejuhid oskavad ilmaolusid ära kasutada, alates seal juba vanast Kreekast kuni praeguse ajani välja. Mul on selle teemaga ka üks niisugune huvitav tähelepanek. Hiljaaegu internetist leidsin niisuguse graafiku, kus on toodud ära päikese aktiivsuse tsüklid, nii nagu me neid hästi teame 11-aastase vahega ja siis oli sinna peale joonistatud need sündmused, tavaliselt on mingid sõjad või riigipöörded, mis kippusid langema just päikese aktiivsuse maksimumperioodile, nii et alates 1905. aasta revolutsioonist siis 1917. aastal oli päikese aktiivsus maksimumis ja nii edasi kuni siis Nõukogude Liidu lagunemisele või siis 2001. aastal New Yorgi nende kaksiktornide ründamiseni ja sellele järgnenud sõjale Iraagis. Ja siin võib lihtsalt niimoodi hoiatavalt öelda, et üks päikese aktiivsuse maksimumaeg on vist ka väga lähemal ajal tulemas järgmisel aastal näiteks ja kuna enamus neid sündmusi oli seotud Venemaaga, siis see võib nagu ka midagi tähendada. Esimesena sellest kirjutas meie tuttav Vladimir Köppen juba ütleme seal 1918-20 aastal midagi. Siis on sellest kirjutanud Eestis Mihkel Jõever, üks artikkel ja seal oli, kui ma eksi, seal oli kirjutatud just sellest, kuidas see Butši aeg 1991. aastal, see oli samuti just oli aktiivsuse kõrgperiood, aga tema leidis, et see mõjutas ainult noorte käitumist ja aktiivseid ja progressiivseid inimesi, eks ole, ja samal ajal päikese aktiivsus just jälle võttis nendelt vanadelt kommunistidelt, võttis seda aktiivsust maha. Et seal on jah päris huvitavad niisugused seosed olid ja neid on, mul on kuskil kolm niisugust, aga sa saada mulle see viie ka või viie. See oli üks graafik lihtsalt või üks pilt, mida ma leidsin. Ma saadan. Vaata, ma ei ole nüüd, kaasettekandjaks registreerunud kuidagi, aga sinu peatükk või üks lõik ettekandest vesi ja maailma jänused tekitas minu
täiendada. Ma olin nimelt Eesti esindajana ühe komisjoni liige, mis istus 2 aastat koos ja koostas siis ÜRO Julgeolekunõukogule ülevaadet sellest, kuidas veekriise mitte lasta sõjaks puhkeda. See on õilis üritus ja Eesti sattus sellesse siis 15 riigi hulka sellepärast, et meil on 80% vesipiiri meie kalli naabri Venemaaga. Ja muidugi rahulepingut selle piiri peal ei ole, aga meil on teatud ühistöö siiski, mis on enam-vähem funktsioon Peipsi järve peal ja nii edasi. Nüüd, kui sa ütlesid, või sul oli ettekandes, et 1,5 miljardit on ilma puhta veeta, siis selle arvande järgi värskemad andmed on siis, et on 2,2 miljardit. Ja 2,2 miljardit on rahvastiku juurdekasv ÜRO prognoosi järgi aastaks 2050. See toimub kõik enamasti Aafrika ja India arvel, tähendab täpselt samades kohtades, kus on praegu veepuudus, nii et me võime öelda, et 30 aasta pärast umbes on siis veehädalisi 2 korda rohkem. Kõik see võib muidugi minna rööbastest välja ja väljuda kontrolli alt. Süüria ei ole mitte sellepärast tähendusrikas, et temas oli põud, nendes kantides on põudasid küll igal pool kogu aeg. Aga Süürias tehti äärmiselt kaabaklikke tegusid. Veehoidlad lasti alla, ka mürgitati. Tähendab, see on enneolematu nüüd pärast teist maailmasõda, milliste võtetega juba praegu võideldi Süürias. Ja see on nagu see näide, mis on kutsunud nüüd siis maailma niisuguse rahusobitajaid sinna poole, et ikkagi üritaks enne kokku leppida, kui niisugused asjad lahti lähevad. Ja selle üks väga ilus näide oli siis Senegal, kellest me ju väga vähe teame, Eesti meremehed teavad Vene ajast. Dakar oli põhiline sadam, kus peatuti ja osteti värki, midagi, mis seal meie oli. Aga Senegali jõgi on sama nimega ja selle kohta nüüd kehtib üks väga ilus leping, mis Senegal oli initsiaator, see on Mauretaania, Ghana ja üks seal veel lõunapool, ma ei mäleta, kes ta oli, Gambia vist. Nii et küllaltki vähearenenud riigid nüüd nende üldnäitajate järgi, aga nii palju jälle oli aru rohkem kui Süürias, et lepiti kokku ja kokkulepe peab väga ilusti. Need teatud lootuse kiir nagu on, et võib-olla saab ka mujal. Muidugi su teised näited, Mekong, siis pagana Etioopia ja Egiptuse tüli, need ainult süvenevad praegu. Ja mis ka kummaline, et Euroopa üks pikemaid jõgesid Donau, seal on nüüd 15 riiki, ja Austria on olnud kõige arenenum ja teinud oma elektrijaamad juba valmis, aga edasi nad praegu mingite läbirääkimistega ei jõua, sellepärast et 15 riiki on liiga palju ja osa neist on väga noored, eks ole, need Jugoslaavia pärijad. Ühesõnaga, need pingutused käivad ja kes on optimistid, need võivad loota, et kõikjal maailmas suudetakse lepingut sõlmida enne, kui on hilja. Aga muidugi ma pean tunnistama, et ega ma väga sellesse ei usu. Igatahes praegu Eesti mängib seda rolli või on soovitatud Välisministeeriumile, et ta tahab Julgeolekunõukogusse saada paariks aastaks. Ja et kui võidelda araablaste, teiste põhja-aafriklaste ja nimel selle eest, et neil oleks ka puhast joogivett, siis võib-olla hääletavadki Eesti poolt. See on nüüd pisut ilmata poliitika, aga siiski ühe väga tõsise probleemi puhul. Vabandust, et ma pikale läksin, aga nii lühidalt ma ei osanud seda lühemalt öelda. Kas on veel küsimusi, kommentaare, täiendusi, selgitusi? Mis ilm on? Minu käest ma mõtlesin, et see oli retooriline küsimus. Homme on
umbes samasugune ilm nagu täna ja laupäeval on ilusam ilm ja läheb soojemaks, nii et see lumi kaob ära. Aga ma soovitan sul võtta internet lahti ja vaadata seal. Kas lumi läheb täitsa ära, nii et teed on puutud või peab talle kummid panna? Sa küsid minu käest nagu see ajakirjanikud vahel, et kas see lumi jääb maha. Ma ütlen, ei jää maha. Et kus te teate? Ma ütlesin, et viimati tuli lumi ja jäi maha 11 460 aastat tagasi. Kus te nii täpselt teate? Ma ütlesin, siis jääaeg oli viimane, siis lumi tuli ja jäi maha, eks ole. Et lood, et sulab ära ikkagi vähemalt aprillis on ta läinud. Ei, no siis muidugi, jah. Malt tahtis veel vist küsida või? Jah, mul on üks ebakorrektne küsimus. Kas võitlus süsihappegaasi emissiooni vastu ei ole mitte asjatu või mõttetu raha ja vahendite raiskamine? Sest esiteks süsihappegaasi oli ju peamine ja mitte kõige tugevam kasvuhoonegaas, vaid metaan ja veeaurud on veel hullemad. Ja nende vastu me ei tee praegu midagi. Tuleks hoopis tegutseda selle nimel, et leevendada neid muutusi, mis tulenevad kliima soojenemisest, aga mitte püüda seda kliima soojenemist kuidagi ära hoida, mida ei suudeta niikuinii teha. Ma ei usu, et inimkond üldse saab seda kliimat mõjutada kuigivõrd. Kliima on kogu aeg muutunud ja ka pärast jääaega on Eesti aladel ju oli atlantiline periood, siis oli see väike jääaeg. Inimene ei tegutsenud sel ajal veel kuigivõrd mõjutades ja enne inimest ju olid jäävaheajad kogu aeg vaheldusid ja jäävaheajad olid tavaliselt ju palju pikemad ja väidetakse, et kogu jää sulas, liustikud sulasid kõik ära jäävaheajal, siis tuli uus jääaeg. Nii et siin on nagu vale teed mindud selles asjas. Süsihappegaas on ju elusaine kõige tähtsam asi. Ei, see on teine. No see on teine asi jah, ma olen täitsa nõus sellepärast, et veeaurule ei pöörata kunagi või tähelepanuks ole peale selle ta on niivõrd muutlik ja CO2 on ainukene, millega on hästi hea tegeleda, eks ole, poliitikutel ja sellepärast minu meelest ei ole siin mingit küsimust, siin on lihtsalt selline nagu sõnavõtt. Jah, see on... Ega siin midagi, nagu ma ütlesin ka, et minu meelest on see praegu on ainult niisugune, me saame lihtsalt midagi võib-olla adapteeruda, eks ole, aga selle vastu võidelda on meil väga raske, me peame ainult kohastuma ja võitlema, midagi nagu teha ei ole, eks ole. Minu käest küsitakse, et miks me siis võitleme üldse, kui midagi ei ole teha, eks ole, siis minu meelest on ainukene vastus, et vaatamata selle, see on nagu inimese elu, et vaatamata sellele, et me teame, et me kunagi sureme, vaatamata sellele me ikkagi püüame elada suhteliselt korralikus ja puhtas korteris, eks ole, mitte ei saasta seda ega lagast, eks ole, ega vaatamata selle, et me teame, et kunagi see asi taastas lõpeb. Anton Raukas on töötanud. Võidelda paratamatult tulevate muutuste, kahjulike muutuste vastu, aga mitte püüda neid ära hoida, mida suudeta niikuinii. Kaks meest, Viikma ja Raukas on praegu siis selle poole peal ja mina vist kuulun ka sinna nendegi. Aga kui kindel on üldse see, et fossiilsete kütuste põletamine on selle süsihappegaasi tõusnud, aga äkki on hoopis see, et roheline biomass maakeral kuivab kokku, äkki on hoopis see põhjus? Noh, jah. See on muidugi üks suur küsimus, nii et siin ma ei tahaks praegu selle üle praegu eriti arutada, eks ole, siin bioloogid siin võib-olla oskavad sellest
paremini rääkida, eks ole. Aga kahtlemata kõik on, eks ole, siin oma panuse andnud ja siin on see, jah, ma olen täpselt niimoodi nagu riiklik, Ameerikas riiklik klimatoloog, eks ole, seal on, nad ütlevad enam-vähem seda, mis riik peaks ütlema, eks ole, aga samal ajal on seal suur osa tõde ja samal ajal on suur osa seda, millele saab vastu vaielda, eks ole. Need asjad, mis on selle taga, see ei ole veel täiesti kindel, nii et millest on tingitud, kas meie suudame siin midagi teha, aga meie riigi ülesandeks on praegu, meie ülesandeks siin meie ilmateenistus oli rehkendada meile ette antud mudelite alusel, mis võiks tulevikus meid ees oodata, kui palju temperatuur võib tõusta ja mis on enam-vähem võib-olla tõepoolest võib aset leida selline 2-kraadine temperatuuri tõus ja siis selle alusel peaksid siis rehkendama metsamehed ja põllumehed, mis see kaasa toob. Metsameestele ta toob kaasa igasuguste kahjurite suure ründaja. Põllumehed peavad kasvatama lõunapoolsemaid taimi, kanepit ja või nisu, eks ole, nii et vastavalt sellele me peame puhastuma, eks ole, ega midagi teha ei ole. Aga kahtlemata ta näiteks turisminduses arvatakse, et suvel toob see ainult kasu meile, kui lõunamaalt hakkavad tulema meile hordid Hispaaniast ja Itaaliast, kes ei kannata seda kuivust ja kuumust välja, tulevad meie Põhjamaale siin mõnusamas kliimas olesklema ja ainukene häda on talveturismiga, sellepärast et arvatakse, et võib-olla ainult paaris kohas meie kõrgustikel saab võib-olla suudatada, aga ma olen täiesti kindel, et meie kliima on selline muutlik ja jääbki muutlikuks, nii et meil on küllaltselt veel ees selliseid karmi talvesid ja meil on ees küllalt väga kuumasid talvesid või sohesid talvesid ja kuumasid suvesid. Nii et see mitte midagi karta ei ole, et see kõik ühes suunas läheb päästmatud. Nii et meie Eesti on juba sellises õnnelikus või põnevas kohas. Nii et meil on väga mitmekesine, väga põnev klimatoloogidele ja samas väga raske koht synoptikutele. Nad peavad kogu aeg mõtlema, kas see pagana tsüklon keerab siiapoole või ei tule ja tegema palju raskemaks nende elu, aga klimatoloogidega on meil suhteliselt põnev elu ja nii praegu kui ka edaspidi. Aga orkaani ja maavärinaid ikka ei tule, nii et selles mõttes on soovib. Maavärinaid meil on, eks ole. Suuremaid on mõttes. No suuremaid jah, ma loodan ka, et ei ole. Orkaanidest on meil jõudnud, ütleme, orkaani tugevusega puhunud tuuli on meil paaril korral olnud nii esimese kategooria paaril korral, see on 69. aastal, 67. aasta torm, eks me tekitas tohutuid purustusi, aga see lihtsalt oli laialdaselt alal, siis oli ta 2 päeva kestis ja peale selle oli ta, tuulehood olid väga tugevad, eks ole, nii et sellest oli palju kahju, aga tegelikult ta rahvusvahelisest mõistest ta orkaani tugevust või seda kategooriat ei saa talle anda. Ja üldiselt ega me ei taha neid orkaaniks nimetada, me võime ütelda väga tugevateks tormideks. Orkaanid jäävad ja taifuunid jäävad rohkem sinna troopilistele aladele. Kas see puulehtede olemasolu suvine aeg, see raskendab ka kõvasti vist, jah? Jah, muidugi. Jah, see raskendab ka siis, kui lumi maha tuleb, et see lumi praegu teeb suuremat kahju, eks ole, praegu need langevad traatidele, kui on
raske märg lumi tuleb lehtpuudel, eks ole, sellepärast oli siinkandis oli palju traatide mahalangemist. jah. kas on veel küsimusi, kommentaare? Paistab, et mitte, siis veel kord võiks tänada meie tänast ettekandjat.